Arctic Rose triivib vaikselt mööda Beringi mereveepiiri. Kui meeskond magab, tungib jääkülm veevoog tekile ja ujutab üle alumised ruumid. 1988 aastal ehitas Kovačević Boatworks Biloxis, Mississippis laeva Sea Power, mis oli mõeldud Mehhiko lahe krevettide traaleriks. Kovačevići laevatehas oli tuntud laevatehas, mis ehitas erinevaid laevu, sealhulgas traalereid. Sea Power oli suhteliselt kompaktne teraskerega laev, mille pikkus oli 28 meetrit, laius 24,5 meetrit ja süvis 3,6 meetrit ning mis oli mõeldud krevettide traalimiseks Mehhiko lahe soojades vetes. See oli varustatud hüdrauliliste vintsidega, et käsitseda traalvõrku, mida veetakse mööda merepõhja krevettide püüdmiseks. Sea Poweril olid kõik vajalikud omadused ranniku kalapüügiks, kuid see oli mõeldud töötama madalates ja rahulikes rannikuvetes sadama lähedal, et saaks kiiresti saagi maha laadida ja uuesti merele suunduda. 1991. Aastal müüdi Sea Power ettevõttele North American Fish Company, mis on Marylandis asuv mereandide töötleja ja turustaja. Nad nimetasid laeva ümber Tenacity'ks ja ehitasid selle ümber püügi- ja töötlemislaevaks, et saaks saaki pardal hoiustada ning pikendada oma ekspeditsioone kaugematesse kalapüügipiirkondadesse, ilma et peaks sageli sadamasse tagasi pöörduma. Oluliseks täienduseks ümberehituse käigus oli töötlemisruum peatekile, mis on spetsiaalne ana, kus meeskond saab iga päev töödelda ja säilitada kuni 5 tonni kala. Kui kala on pardale toodud, eemaldab meeskond kohe kalade pead ja sisikonna ning asetab need seejärel suurte külmutatud metallplaatide vahele, mida nimetatakse plaatkülmutiteks. See säilitab saagi värskuse, tagades, et see vastab kvaliteedistandarditele. Kuni 80-tonnise külmutatud hoiustamisvõimekusega võimaldas see süsteem Arctic Rose'il oma saaki pikemate püügiperioodide jooksul säilitada. Töödeldud ja külmutatud saaki saab müüa kõrgema hinnaga turgudel, mis nõuavad esmaklassilist kvaliteeti. Ümberehituse käigus paigaldati ahtrisse A-raam, mis toetas laeva rasket traalvõrku. A-raam võimaldas meeskonnal pardale tõmmata raskemat saaki, mis on sügavates vetes traalimisel hädavajalik. Nende uute tööde jaoks uuendati laeva peamootor Luger 6170 diiselmootori vastu, mis arendab 700 hobujõudu. Need muudatused parandavad laeva võimekust, kuid muudavad ka selle stabiilsusarvutusi, mis tähendab, et meeskond peab mõistma ja jälgima kaalujaotust, kui nad oma lastiruumi täidavad. Järgmise 8 aasta jooksul tegutseb laev Tenacity Marylandi rannikul, poolel USA idarannikul, kaugel Mehhiko lahe soojadest vetest. Selle perioodi meeskonnaliige meenutab, kuidas vesi tuli sisse läbi sõugruvi võllitihendi, kus võll väljub kere seest vette. Lekke tõttu ujutati sügavkülma laoruum üle. Töötlemisala vett eemaldavad karteripumbad olid ummistunud kalajääkidega ja meeskond pidi kiiresti tegutsema, et need puhastada. 1999. Aastal müüdi Tenacity Seattle'is asuvale ettevõttele Arctic Sol Seafoods, mis on spetsialiseerunud kõrge väärtusega liikidele nagu lestalised, keda leidub näiteks Beringi meres ja Alaska lahes ning kes on eriti hinnatud Aasia turgudel. Tenacity nimetati ümbehnimeks Arctic Rose ja toodi Washingtoni, et tegutseda uue omaniku laevastikus. 2001. aasta jaanuari alguses valmistub Arctic Rose järgmiseks kalapüügi hooajaks külmades ja kaugetes Beringi merevetes. 13. jaanuaril lahkub Arctic Rose Seattle'ist, Washingtonist. Pardal varud, äsja hooldatud varustus ja 15-liikmeline meeskond. Meeskonda juhib kapten David Rundle, 17-aastase kogemusega kalur, keda tuntakse seiklushimulise ja ohutust hindava inimesena. Meeskond on valmis veetma kuid merel, püüdes kala maailma ühes kõige raskematest tingimustes. Teekonnal kalapüügipaika hakkavad võllilaagrid üle kuumenema. Laagrid toetavad ja stabiliseerivad propelleri võlli, vähendades hõõrdumist töörleva võlli ja selliste osade vahel nagu võllitihend, mis on varem vett läbi lasknud. Võllilaagrid võivad üle kuumeneda hõõrdumise või määrdeaine puudumise tõttu. See võib olla tingitud suuremast kulumisest ja kahjustustest idaranniku karmimas ja külmemas vees. Või laeva ümberehitamisest suuremate muudatustega, mis on muutnud pinged laeva konstruktsioonis.
Meeskond püüab probleemi lahendada ja jälgida, paigaldades uued laagrid ja täiendavad temperatuuriandurid, kuid see ei lahenda probleemi ning meeskond peab olukorda pidevalt jälgima. Siis hakkab sõukruvivõlli tihend lekkima. Tihend on painduv materjal, mis tihendab sõukruvivõlli, et vesi sisse ei pääseks. Kui laagrid üle kuumenevad, ei tööta sõukruvivõll nii sujuvalt nagu peaks. Väikesed vibratsioonid kahjustavad võlli tihendit, mis laseb vett külmtrümmi lekkida. Töötamine külmades ja tormistes vetes avaldab pidevat survet sõukruvivõllile, suurendades tihendi kulumist. Trümmi sattuv vesi muudab laeva raskuskeskme. Veebruari lõpus saabub Arctic Rose sadamasse, Dutch Harbori sadamasse Alaskal. See on kalalaevade jaoks oluline peatuspaik, kust nad saavad tankida, varusid täiendada ja teha viimase hetke varustuse kontrolle enne edasist teekonda Beringi merre. Nathan Miller, üks meeskonna liikmetest, kes töötab kalatöötlejana, lahkub laevalt, kuna ta on mures ohutuse ja pardal valitsevate tingimuste pärast. Ta asendatakse kiiresti ja Arctic Rose lahkub ilma kestvaid probleeme lahendamata. 26. märtsil naaseb Arctic Rose Dutch Harborisse, et tankida ja varusid täiendada. Meeskond veendub, et töötlemistehas on valmis vastu võtma oodatavat lesta hulka. See on väärtuslik saak, mille töötlemine peab kulgema sujuvalt ja tõhusalt. 30. märtsil lahkub Arctic Rose Dutch Harborist ja suundub edasi St. Pauli saarele, kus tangib kütust juurde. See kauge saar on üks viimaseid eelposte enne Arktika ookeani. See toimib viimase kogunemiskohana enne, kui meeskond suundub Tsemtšugi kanjoni poole, mis on lesta kalade jaoks oluline püügiala. Töötlemisalal veendub meeskond, et kõik plaatkülmutid töötavad täielikult, oodates nõudlikku hooaega ja suurt hulka kala, mida tuleb töödelda ja külmutada. Kui kalapüük algab, pannakse meeskonna vastupidavus ja laeva vastupidavus proovile, kui Arctic Rose liigub rannikust kaugemale ja karmimatesse ilmastikuoludesse. Kuna Beringi merevee temperatuur on peaaegu nullilähedane, on igaühel, kes vette satub, suur alajahtumise oht. Meeskond hoiab oma päästeülikondi käepärast, juhuks kui võllitihendi lekked peaksid veel ihullemaks minema. Need veekindlad ülikonnad on spetsiaalselt loodud selleks, et kaitsta neid jäises vees ja suurendada nende ellujäämisvõimalusi, loodetavasti piisavalt kaua, kuni pääste nendeni jõuab. Aga sinna, kuhu nad lähevad, kulub päästemeeskonnal tundide kaupa aega, et nendeni jõuda. Ja isegi päästeülikonnas ei kesta nad vees kauem kui 6 tundi. Neil on tekil ka 20-kohaline päästeparv, mis on hädaolukorraks valmis ja kinnitatud. Arctic Rose peab samuti toime tulema kõrgete tuulekiirustega, mis on Beringi merel kevadel tavalised. Need tuuled tekitavad kuni 5 meetri kõrguseid laineid, mis muudavad raske varustuse käsitsemise tekil veelgi keerulisemaks. Madalad temperatuurid, tugevad tuuled ja tormine meri tekitavad pritsmeid, mis külmuvad laeva külge. Jää lisab laevapealisehitisele ja tekile kaalu, muutes selle ülaosast raskeks. Aprilli lähenedes on Arctic Rose'i meeskond järjekindlalt täitnud lastiruumi Tsemtšugi kanjoni lähedal asuvatel kalapüügialadel. Meeskond töötab ööpäevaringselt, tehes iga päev mitu traalivedu, millest igaüht nimetatakse üheks veoks. See töö on kurnav. Raskeid, veest läbi imbunud võrke tagasi pardale tõmmata nõuab oskusi ja meeskonnatööd ning see on füüsiliselt väga nõudlik. Araami toel olevad traalvõrgud nõuavad meeskonna täielikku tähelepanu. Võrgud lohisevad mööda merepõhja, kogudes kala. Seejärel kasutab meeskond hydraulilist vintsit, et tõsta võrk tekilt üles. Iga selle protsessi osa nõuab keskendumist. Isegi väike muutus võrgu kaalujaotuses võib tormisel merel laeva tasakaalust välja viia. Iga saak lisab laevale kaalu ja kuigi meeskond jälgib hoolikalt kaalu jaotust pardal, annab kasvav lastiruumi kaal neile vähem kontrolli. Isegi avatud luuk või kahjustatud tihend võib lasta vett olulistesse sektsioonidesse ja muuta laeva stabiilsust. Töötlemisalal töötab meeskond kiiresti, et iga uus saak kiiresti ära töödelda. Niipea kui kalad pardale tuuakse, eemaldatakse neil kohe pea ja sisikond, mis tuleb teha enne saagi külmutamist. Plaatkülmutid sumisevad, kui nad töötlevad iga partiid, külmutades kalad kiiresti, et säilitada nende värskus. Ruum on kitsas ja töötlemisruum muutub sagivaks, libedaks töökohaks, kui meeskond liigub kiiresti, et saak ette valmistada.
Kevadine tuul tugevneb ja ilmastikutingimused halvenevad. Peaaegu külmumistemperatuuril olev vesi põhjustab pumpade ummistumist jääga. Jäätuvad merepritsmed tihendavad uksed kinni ja katavad kõik pinnad, kuid meeskond jätkab tööd. Väsimus hakkab päevade möödudes tunda andma, kuid nad jätkavad oma rutiini, tõmmates straali ja täites laoruumi ühtlase tempoga. 2001. aasta 1. aprillil lõpetab meeskond õhtul mitme traali vedamise seeria. Tekki meeskond kinnitab varustuse ja valmistub mõneks tunniks puhkama enne järgmise päeva töid. Kapten Randall võtab ühendust Alaskan Rose'iga, mis on läheduses kalastav sõsarlaev. Ta ütleb neile, et töötlemisala süvendipumbad ummistuvad, mis põhjustab viivitusi. Aga veelgi muret tekitavam on see, et ummistunud pumbad ei suuda pardale kogunevat vett ära juhtida. Töötlemismeeskond töötab ööni, päid eemaldades, rookides ja külmutades päevasaaki. Nad ladustavad kala trümmis ja puhastavad oma tööala, et olla valmis järgmiseks päevaks. Oma unepuuduses seisundis ei sule nad veetihedat ust korralikult töötlemisalal ja liituvad ülejäänud meeskonnaga magamiskohtades. Järgmisel hommikul kell 03.30 triivib Arctic Rose, samal ajal kui meeskond saab paar tundi väga vajalikku und. Tekist allpuul kannab Arctic Rose rasket koormat lestalisi. Merikeel külmutatult ja korralikult trümmi pakituna. Jääkülm veelaine lööb üle peatekki ja ujutab alumised sektsioonid üle läbi mitte korralikult suletud veetiheda ukse. Mõne hetkega kaldub Arctic Rose tugevalt küljele. Selle stabiilsus on pöördumatult kadunud. Meeskond tabatakse täielikult ootamatult. Neil ei ole aega hädasignaale aktiveerida ega isegi päästeülikondadeni jõuda. Kui vesi tungib laeva, surutakse selle kere jääkülma vette veelgi sügavamale ja mõne minutiga läheb Arctic Rose kummuli ning libiseb vaikselt Beringi mere pinnalt alla, kadudes pimedatesse vetesse koos kogu oma 15-liikmelise meeskonnaga pardal. Kell 03.35, vaid mõni minut pärast seda, kui Arctic Rose on Beringi meres veepiirist allapoole vajunud, saadab E-Burb ehk hädaolukorra asukohta näitav raadiomajakas signaali laeva viimati teadolevast asukohast. E-Burb aktiveerub, kui laev vee alla vajub, seejärel vabaneb ja tõuseb pinnale ning saadab automaatselt hädasignaali, mis annab rannavalvele teada, et Arctic Rose on hädas. USA rannavalve pääste koordineerimiskeskus Juneaus Alaskal võtab signaali vastu ja alustab kohest reageerimist. Nad saadavad õhku C-130 Hercules lennuki Kodiaki lennubaasist. Selle pika tegevusraadiusega lennuk sobib ideaalselt vee peal olevate rusude või ellujäänute märkamiseks ning toimib ka sidereleena. Kell 8:45 tundi pärast seda, kui rannavalve sai E-Burb signaali kätte, jõuab C-130 sündmuskohale. Nad leiavad vaid õlilaigu ja laiali paisatud rusud, mis tähistavad kohta, kus Arctic Rose põhja läks. Arctic Rose'i sõsarlaev Alaskan Rose liitub otsingutega. Rannavalvelaevad ja patrull-laevad saadetakse viimastele teadaolevatele koordinaatidele. Rannavalvelaevad, mis on varustatud väiksemate paatide ja meditsiinivõimalustega, on hädavajalikud pikaajalistes otsingutes ning neil on sageli ka kopterite maandumisplatsid, et toetada ühiseid õhu- ja merepäästeoperatsioone. HH-60 Jayhawki kopterid Kodiaki lennubaasist liituvad otsingutega. Jayhawkid on ehitatud töötama äärmuslikes ilmastikutingimustes, uurides vee lähedal asuvat ala. Hajutatud rusude seast leiavad õelaeva Alaskan Rose meeskonnaliikmed kapten David Rundle'i elutu keha, mis hõljub koos vrakiga. Tal on seljas päästeülikond, kuid ta on olnud vees peaaegu 6 tundi ja võib-olla on juba liiga hilja. John Nelson, Alaskan Rose'i esimene tüürimees, paneb selga päästeülikonna ja hüppab vette, et proovida Davidit päästa. Ta tõmbab teadvuseta kapteni pardale ja meeskond alustab elustamist. Pärast tund aega kestnud elustamiskatseid kuulutatakse kapten Rundle surnuks. Ülejäänud meeskonnaliikmed on teadmata kadunud ja tundide möödudes muutub otsing järjest meeleheitlikumaks. Hoolimata ulatuslikest pingutustest leiavad otsingumeeskonnad vaid tühjad päästeülikonnad, kuhu meeskonnaliikmed olid ilmselt püüdnud sisse rolida, kui laev põhja läks. 5. aprillil 2001 pärast 3-päevast otsingut peatab rannavalve operatsiooni ja kuulutab ülejäänud 14 meest merel kadunuks.
Pärast Arctic Rose'i tragöödiat kutsus USA rannavalve kokku mereuurimiskomisjoni, et selgitada välja laeva uppumise põhjus. Mitme kuu jooksul uurisid uurijad Arctic Rose'i konstruktsiooni, struktuurimuudatusi ja käitamispraktikaid, et välja selgitada, mis võis viia kõigi 15 meeskonnaliikme hukkumiseni. 2003 aasta detsembris jõudis rannavalve lõpparuanne järeldusele, et kõige tõenäolisemaks uppumise põhjuseks oli töötlemisruumis valesti suletud või avatud veetiheda ukse kaudu toimunud üleujutus. See ava võimaldas tõenäoliselt mereveel tungida olulistesse sektsioonidesse, destabiliseerides laeva peaaegu koheselt. Kiire uppumine ja kauge asukoht ei jätnud ellujäämiseks võimalust.